Mulgi rattamaratoni võitja Martin Laas, palju õnne! Aitäh! Rääkides kõigepealt tänasest päevast, kuidas sa tänase võistluse ise kokku võtad? Ei oskagi öelda, paras kannatamine oli. Et algusest peale, mul oli ikka esimesed 20 kilomeetrit oli ikka väga raske. Et ma pidevalt mõtlesin, kui ma sealt eest Gerdi ja teiste pandedega minema saime viienda kilomeetri peal umbes, et siis ma tükk aega mõtlesin, et nagu, miks ma siin olen ja nagu, mul oli ikka reaalselt ikka valus ja paha olla nagu, et aga kuskil seal, kui see vahefiniš toimus seal suusaradade peal, et siis peale seda läks nagu järsku paremaks mul olemine ja Gert läks seda vahefinišit noolima, et siis ta sai sealt väikse edu sisse, siis ta sõitski väikse vahega ja Kannimäe ja Jossen olid vist päris süsid, et nad ei jaksanud nagu enam üldse tööd teha ja siis ma seal paar minutit ootasin ja siis me sõitsime Tarvise kätt järgi Gertile ja siis me seal nagu kolmeks olime ka läinud. Et sealtmaalt edasi mul oli nagu, tundsin päris okeilt ennast. Raske oli küll, aga võrreldes sellega, mis esimesed 10-15 kilomeetrit oli, et see oli ikka paras piin minu jaoks, et selles mõttes nagu oli hea, jah. See lõpp läks eriti pinevaks tegelikult, finiši sirgel sisuliselt, tuulest tulles võtsid sa Gerdi eest tänasele võidu. Jah, ma tegelikult ei plaaninud seda niimoodi, aga ma ei osanud midagi väga oodata ka finišist, et ma ei jõudnud seda lõppu läbi sõita enne ja ma ei olnud kunagi varem Mulgi maratoni sõitnud. Et tegelikult nad hakkasid Gert ja Tarvis hakkasid juba seal 4-5 kilomeetrit minna, et sealt hakkasid juba natukene tsirkust tegema ja üritasid nagu mind maha raputada natukene. Aga sain iga pool ilusti järgi ja ütleme, et see finišikur tegelikult oli natuke üllatusena mulle, ja ma nägin kilomeetri märki ja siis ma enda peas nagu, see kõik tuli nii kiiresti see viimane kilomeeter, et nagu tavaliselt paigis läheb ikka natuke, ei ole päris nagu maanteesõit, aga see ikka tundus minu jaoks nagu 1 minut, et lõpus on kas äkki 300 meetrit enne nagu lihtsalt Gert, ta päris ei ründanud, aga võttis üks kõva vungi üles ja läks paremalt mööda ja siis vaatasin, ja siis kui ma kurvi tagant välja tulin, siis ma nägin seda finišikurvi, ma sain aru, miks ta siukse lükke tegi, siis ma mõtlesin küll enda peas korra juba, et noh, et okei, nüüd on selge sellega, aga finišikurvis sain ilusti õige käigu sisse kohe ja läks nagu selles finiši sirgel ei olnud küll nagu enam küsimust, kas või mis, et see tuli nagu okeilt juba, et ei olnud väga hull õnneks täna. Martin, sa ju sõidad tegelikult igapäevaselt UCI kontinentaalvõistkonnas, meeskonnas. Palju sa üldse Eestisse satud võistlema? No suvel ikka rohkem, et kevad ja siis ma olen nagu pidevalt ära ja treenin Gironas ka, et siis ma olen pigem vähe, aga ma arvan, et siuke suvine periood ja nagu see praegune perioodki, et siis ma siin olen nädal-poolteist olnud juba ja siis ma olen nädala veel ja siis ma reisin natuke ringi maailmas ja siis ma tulen Eesti kattaks tagasi jälle. Et selles mõttes, kui ma ikka kodus olen, siis mulle meeldib sõita siin, et see on siuke teistmoodi ja pingevaba ja samas saab nagu raske trennipäeva kirja, et see on nagu, mulle meeldib, jah. Ma saan aru, et ei ole ka probleemi maastikut ja maanteed vaheldumisi sõita. Pigem on just endal lõbus, selles mõttes maastiku peal mul on ikka raske, kui siin teistega, kes igapäevaselt nagu sõidavad need maratoni asju, kes need radu veel teavad, et vahepeal on küll ikka tükk tegemist, et see kuskil singlid asja peal tuules püsida, aga see pigem on siuke endale nagu teistsugune, et ei ole nagu maanteesõit ja saab nagu ratta valitsemist pigem juurde, mulle nagu meeldib, et see on siuke huvitav. Aga ma loodan väga, et me näeme siin Porsche Eesti maastikurattasarjas ka veel sõitmas sel aastal. Muidugi lubada ilmselt seda ei saa. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, kuna need järgmised sõidud on. Rõuge vist on 19 või 18, et sinna ma ilmselt tulen jah, aga edasi ma ei tea, et ma ei tea kuna, mis võistlus on, et eks näis, kuidas need klapivad, jah. Igal juhul edu sulle ja jõudu ka välismaistel võistlustel ja hoiame pöölt sulle. Aitäh!